Joosep Tikk on mees, kes tahab tuua meie põlise abilise ja hea kaaslase hobuse taas inimestele lähemale. Kuigi hobune kodustati umbes 5500 kuni 6000 aastat tagasi, pole hobune enamuse jaoks enam igapäevane kaaslane. Joosepi jaoks on, lisaks on tal üks haruldane oskus, millega hobuste eest hoolt kanda. Ma loodan, et mul on neid haruldasi oskusi mitu, aga ma hoolitsen hobuste hammaste eest, et ma olen hobuste hambotehnik, hobuse kasvataja ja lihtsalt hobuste entusiast. Kas sina, Johannes, oled ka hobuse inimene? Ma ütleks, et natukene olen. No ka ratsutada oskad? Oskan. No aga öelge, mida see hambatehnikuks olemine siis hobusele just tähendab, et te hobuste jaoks olete olemas? Selline, nagu ta praegu siin välja näeb, Eesti tõuga hobune Ergu on tema, selline on ta siin olnud, sellise kujuga ta on olnud üks 5 või 10 000 aastat, keegi täpselt ei tea, aga ennem nad olid sellised väiksemad ja metsikumad ja siis nad olid natuke nagu sellised näriliste moodi, et neil need hambad kasvavad natukene nagu, mitte küll täpselt samamoodi, aga natuke sarnaselt jänestele. Ja siis on vahepealt tuleb neid kontrollida, et kas seal kõik asjad toimivad nii nagu toimivad ja siis neid tuleb natuke nagu lihvida vahepeal. Need kipuvad liiga teravaks minema ja natukene liiga erineva suurusega minema. Kas hobustel on hambauke ka või ei kujuta ju ette me tavalised inimesed, hobusel võis hambad valutada näiteks? On hambauke, kuigi palju vähem, sellepärast, et neil need kasvavad, siis need kuluvad välja ja seda nagu nii palju ei ole, aga on. Muidugi suhkrut ka ei ole, et selle koha pealt on asi ikka natuke parem kui inimestel. Võib-olla on Eesti inimene kuulnud, et on selline vanasõna, et kingitud hobuse suhu ei vaadata. Ma just tahtsin öelda, et mina võin vaadata, see hobune mulle kingitud ei ole. Ja, et seal on natuke selline eripära või see taust on selles, et kingiga tuleb rahul olla, eks ole. Aga et kui sa hakkad kingitud hobuse suhu vaatama, siis saad sealt päris palju infot, mida nagu, et kas sa siis oled rahul või ei ole. Et näiteks saab hobuse vanust hinnata. Et kuna need hambad kasvavad kogu aeg, siis siin võib-olla on kaamerast näha, siis siin hamba pinnal on selline ovaalne kuju, siis see vanusega kogu aeg nagu muutub. Ja siin on ka hammaste vahetusega ja kõigega on nagu võimalik üpris täpselt hinnata seda hobuse vanust. Ja siis nagu, ühesõnaga sellest tuleb selline vanasõna. Tänapäeval õnneks on ikka enamasti teada, mis see hobune on, et siin on naha alla paraku pandud üks elektronkiib, et saab kohe kontrollida, et millal ja kus see hobune sündinud on, aga vanasti, kui oli see hobuse parseldamine suurem, siis oli oluline oskus. Aga me võime veel hobuse hambaid vaadata siin, et hobusel on siin ees on sellised lõikehambad, nii, kui küsti. Siis siin on kihvad hobusel, näete, selline isasel hobusel on sellised võitlemishambad siin ja seal taga, kuhu me praegu küll ei näe, siin silmade alla välja on hobusel purjehambad, millega ta siis heina närib. Et need esimesed hambad on rohkem selliseks rohusöömiseks, lõikamiseks ja siis purjehambad on mälumiseks. No see on hambakivi või mis see seal hamba peal? Loomulik värv jah, et vaatame, kas siin hambakivi temal ei ole, et tal on selline, see on täitsa loomulik, lihtsalt selline pigment, olenevalt toidust natukene, erinevas piirkonnas erinev. Ja kui vana see hobune siis hammaste järgi on? No tema unustame kiibi ära seal kõrvad. Tema on 7-aastane, et praegu selline, ma siin tean erinevaid nõks, et 8-aastaselt hakkab siia üles selline nukk kasvama, tal siin hakkab alles tulema, nii et on veel 7. Joosep vaatab aastas üle umbes 1000 hobuse hambaid, kuid ta peab ka ise hobuseid ja Vasseliinas asuvas Kotka talus on tal hetkel 40 hobust. Kuna see on nagu selline kutsumus ja see nagu ka elustiil, siis teed natukene sellist teenustööd kõrvale, teed ratsamatkasid, kasvatad neid, või vahepeal õnnestub mõni hobune müüa, siis nagu, ühesõnaga tuleb toime ikkagi. Ja lõppude lõpuks siis ikkagi tegeled sellega, mis sulle meeldib ja oled selles keskkonnas, mis sulle meeldib. Häid hobuseid ja head aega nii Joosep teile kui siis Johannes sulle. Aitäh!